Üks Iraagi karjane oli peaaegu paljastanud Iisraeli kogu sõja Iraani vastu enne, kui see üldse algas ja maailm saab temast teada alles nüüd. Näete, Iisraelil oli tohutu probleem. Iraan asub umbes 2000 kilomeetri ehk 1200 miili kaugusel Iisraelist ning Iisraeli õhujõududel on ainult 7 KC-707 tankerlennukit ja 7 KC-130 Herkulesit. Nii kauged rünnakud vajavad tohutut tankimist ja ettevalmistatud vahepunkti, et päästa alla tulistatud piloodid, ning Iraak on ainus maa nende kahe riigi vahel. Seega, Wall Street Journali andmetel ehitas Iisrael vaikselt ühe sellise Iraaki vaid mõned päevad enne 28. veebruari, mil sõda algas. Baas asus kasutusel kõrvallatud Saddami lennurajal kuival järvepõhjal 180 kilomeetrit edelasse Nafazist ja Karablast 40 miili lähimast teest. 1,6 kilomeetri pikkune lennurada rajati otse orgu, et seda satelliitide eest varjata. Olemasolev infrastruktuur tähendas, et uut ehitust polnud kosmosest näha. Operatiivjõud toodi helikopteritega Süüriast, kus Iisrael on tegutsenud vabalt pärast Assadi kukutamist. Aga siis märkas üks karjane helikoptereid ja teatas neist Iraagi võimudele. Lähedal asuva Iraagi baasi ohvitserid tõid välja oma Humveed ja otsustasid asja uurida. Kuid kui nad lähemale jõudsid, ründasid Iisraeli lennukid patrulli õhulöökidega, tappes ühe sõduri ja haavates veel 2. Seejärel taandusid Iisraeli väed enne, kui abiväed jõudsid kohale. Iraak, kelle pinnal viibisid tuhanded USA sõdurid ja kus polnud ametlikult ühtegi Iisraeli kohalolekut, arvas loomulikult, et selle tegid ameeriklased ja esitas ÜRO-le kaebuse. Washington eitas igasugust seotust juhtunuga, kuid tõde sellest kuuleme alles nüüd, 3 kuud pärast juhtunut.